Tere! Mina olen Tartu Ülikooli loodus- ja reaalainete õpetaja erialatudeng ja räägin, mis on pH. pH tase näitab meile, kas lahus on happeline, aluseline või neutraalne. pH tase tähendab vesinikiioonide kontsentratsiooni lahuses. Kuna vesiniku aatom koosneb üksnes prootonist ja ühest elektronist, siis vesinikiiooni H+ saab kutsuda ka prootoniks, sest see ongi prooton. Kuna prootonite kontsentratsioonid lahustes erinevad kümnetes kordades, on pH väärtuste skaala logaritmiline. Ehk selleks, et vähendada pH taset 6-lt 5-le, on vaja lisada lahusesse 10 korda rohkem prootoneid, kui seal juba oli. Kui see on sulle vajalik, pane video pausile ja uuri ka pH arvutamise valemit. pH taseme väärtused jäävad enamasti vahemikku 0–14. Neutraalsete ainete pH tase on 7, sest seal pole prootoneid ei üle ega puudu. Happelised ained annavad vesilahusesse prootoneid, langetavad pH taset. Selliste ainete väärtused jäävad vahemikku 0–7. Mõne üksiku ülihappelise aine pH võib olla ka negatiivne. Aluselised ained seovad vesilahusest prootoneid, suurendades pH taset. Selliste ainete pH väärtused jäävad 7 ja 14 vahele. Mõni üksik alus on ka nii tugev, et selle pH väärtus on üle 14. Mõned näited igapäevastest ainetest, alustades kõige happelisemast. Sidrun on väga happeline vili. Selle pH väärtus on 2–3. Must kohv väärtus 5. Vihmavee väärtus on 5,5. Puhta vee pH tase on 7, see on neutraalne aine. Kätepesuseep 7,5. Jõudsime aluseliste ainete juurde. Merevesi pH 8. Söögisooda pH 9 ja torusiili pH tase on 12,4.